Me teame ju viimasel ajal väga palju räägitakse sellest, et on puudu õpetajaid ja Heateo haridusfond on tulnud siin riigile appi, et seda suurt muret leevendada. Ja võib-olla räägimegi täna sellest, mida Heateo haridusfond praegu teeb selleks, et õpetajad oleks rohkem ja mis suuremad ettevõtmised, millega praegu tegeldakse. Ja tõepoolest Eestis on suur õpetajate puudus ja tegelikult võib öelda, et kõik haridusfondi fookusteemad üritavad seda õpetajate puudust lahendada. Meie fookuses on nii koolijuhtimise kvaliteedi tõstmine, mis aitaks õpetajaid koolis hoida, kui ka lisaks õppimine, mis aitab õpilaste õpioskusi edendada. No ma siis räägikski võib-olla paarist projektist, millega me tegeleme aktiivsemalt, et me oleme siin varasematel aastatel ka Noored kooli programmi toetunud, mis üldse uusi õpetajaid kooli toob teistest valdkondadest. Asendusõpetajate programm, mis aitab sellist nagu lühemaajalist õpetajate puudust kohe leevendada, kui koolis on keegi jääb haigeks või keegi läheb ära, saab kohe platvormi kaudu uut õpetajat leida. Aga kuidas õpetajaid kauem koolis hoida, siin me näeme, et minu hinnangul ettevõtluse baasilt just koolijuhtidega tegelemine on hästi oluline ja meil ongi selleks nüüd juba 4. aasta käimas koolijuhtide praktikaprogramm, kus üle 40 koolijuhi käivad siis hea juhtimiskvaliteediga ettevõtetes praktikal. Nad saavad seal endale konkreetse mentori, koos mõeldakse välja praktilised ülesanded, mida nad ettevõttes lahendavad ja selle käigus näevad ettevõtte siis tööprotsesse, et on see planeerimine, kommunikatsioon, inimeste värbamine ja kõik mõnes mõttes sarnased asjad, mida ka koolis tehakse. Ja siis selle mentoriga koostöös rakendatakse neid meetodeid siis koolides. Ehk et me näeme, et heast koolijuhist tegelikult sõltub päris palju, võib-olla praktiliselt sama palju kui õpetaja palk, sõltub see, et milline on sisekultuur ja kas õpetajad seal püsivad. Siis on meil 12 rakendust, mis ka aitavad õpetajate elu paremaks. Üks nendest on täitsa uus, mida me eelmine aasta toetasime, selle nimi on arengusammud.ee ja see on Inglismaalt alguse saanud siis selline enesetäiendamise ja mentorluse struktureeritud programm. Artur Taevere tõi selle Eestisse ja Inglismaal kasutab seda juba üle 90 000 õpetajat. See on praktikas väga laialt levinud ja ennast tõestanud. Nüüd on see eesti keelde tõlgitud ja see toetab siis nii, et 2 õpetajat lepivad kokku, et nad hakkavad üksteist toetama mentorluse vormis. Nad valivad mingi valdkonna, milles õpetaja tahaks ennast parandada. Näiteks on see, et kuidas anda õpilasele tagasisidet niimoodi, et see oleks motiveeriv. Või näiteks, kuidas toetada õpilast pingelisel õppeperioodile näiteks vaimse tervise mõnel teemal. Et valitakse selline väike teema, siis toimuvad tunnivaatlused ja pärast see programm toetab, et kuidas, mis samme ette võtta ja pärast siis reflektsiooni käigus need mõlemad õpetajad saavad selles teemas paremaks ja niimoodi on seal mitusada sellist õppeprotsessi osa, kuidas õpetajad saaksid ennast parandada. Me näeme, et selle kaudu muutub esiteks õppe paremaks, teiseks õpetajad saaksid oma võib-olla sellist pingelist tööd ka võib-olla vähendada ja kolleegidega jagades üksteist toetada. Et see on ka oluline osa, et ei toimuks sellist läbipõlemist. Ja viimaseks, mis ma välja tooks, on reaalainete osa. Et siin on ka ju Eestis hästi suur reaalainete õpetajate puudus. Ja paljud õpetajad on koolis täna ka, kellel ei ole tegelikult erialast konkreetset kvalifikatsiooni olla näiteks füüsika või matemaatika õpetaja. Ja me toetasime siis praktikali, mis on Eestist alguse saanud äge algatus, mis siis kõigepealt lõi füüsika 8. ja 9. klassi kõikide õppemoodulite katsekomplektid. Ja nüüd nad on laienenud terviklikuks ökosüsteemiks, et sinna juurde on tulnud digitaalne õppevara, et siis kõik tunnikavad, testid, mõnes mõttes ka õpilased saavad sealt ka õppida teooriat ja lõpuks on seal juures siis ka nende samade õpetajate ökosüsteem, et nad saavad üksteist toetada, tunni ettevalmistused ja kõik sellised parimad praktikad. Ehk et me näeme, et see võiks muuta füüsikat ja neil on töös tegelikult ka bioloogia ja keemia juba. Ehk et kõik sellised reaalained põhikoolis ja edaspidi ka gümnaasiumi moodulid on välja töötamisel muuta paremaks, nii et need on võib-olla konkreetsed asjad, mida õpetajad saaksid juba täna kohe kasutusele võtta oma koolides ja proovida. Ja see koolijuhtide praktikaprogramm on juba tänaseks üle Eestiliseks laienenud ja mitmed kohalikud omavalitsused on selle oma haridusstrateegiasse sisse kirjutanud. Nii et kui meid kuulevad siis kas õppejuhid või koolijuhid, kes tahaks
ka areneda järgmisel aastal, nad on teretulnud sinna programmi kandideerima. Sest me kuuleme seda eriti noorte õpetajate käest, et kui neil on ka mingi uuenduslik idee, nad proovivad seda koolis ellu viia ja kui kooli juhtkond tegelikult ei ole avatud sellistele muudatustele või tänapäevastele ettepanekutele, et siis see noor õpetaja proovib ühe aasta, proovib teise ja kui ta ei leia toetust, siis ta vaatab, et okei, võib-olla see õpetaja amet ei olegi minu jaoks. Et kui me näeme just, et kooli juhtkond on toetav nii uute ideede osas kui ka sisuliselt kultuuriliselt, et õpetajad saavad oma kogemusi jagada, muresid, kõike seda, võib-olla isegi teha rohkem koostööd ka lapsevanematega, sellepärast et on teada, et võib-olla klassis 1 või 2 probleemset näiteks last või lapsevanemat, kellest väga suur hulk erinevaid pingeid nagu tekib, siis on küsimus, et äkki me saame luua koolis näiteks vanematekogu või mingid muud sellised koostöövormid, kuidas ka teised vanemad saaksid õpetajaid toetada just nende keeruliste olukordade lahendamisel, üheskoos need sõbralikult ära lahendada ja niimoodi väheneb ka tegelikult õpetaja pinge, et üks osa on just see, et tundide ettevalmistus, see tunnikoormus, aga ka need kõrval tulevad mured on tegelikult olulised ja me näeme, et selles osas just hea kooli juhtimine ja selline kaasav kooli juhtimine tegelikult aitaks kõiki neid muresid ka lahendada. Aga kas kooliõpetajad saaksid ka minna meie kodulehele ja vaadata sealt, et mida nad saaksid niimoodi ka sealt kaudu endale nagu julgustuseks või et mida sealt kaudu saaks teada, mida õppida? Kooliõpetajad võiksid minna meie kodulehele ja valida sealt algatusi, mida oma klassiruumis katsetada, et meil on tegelikult väga palju erinevaid õppimise või siis matikaoskuste edendamise algatusi ja kooliõpetajad saavad neid siis kindlustundega kasutada, sellepärast et meie oleme teinud väga põhjalikku eeltööd kontrollimaks, et need lahendused tõepoolest töötavad ja toetavad õpilaste õppimist. Alpha Kids on tõepoolest üks algatus, keda oleme toetanud ja Alpha Kidsi kasutab praeguseks juba ligi 90 000 kasutajat siis eesti keeles. Aga lisaks on meil veel 99 Maths, mis samamoodi just algklasside osas aitab matemaatikale kaasa ja mitmeid teisi, nii et jah, tasub ka meie koduleheküljelt vaadata, aga võib-olla mis küsimustes üldse meie poole veel pöörduda või milliseid algatusi me edaspidiseks ootame? Meie fookus saab kindlasti olema jätkuvalt kooli juhtimise teemal ja sellega seoses tegelikult on meil plaanis ka ise mitmeid tegevusi. Näiteks on valmimas koolijuhtide kompetentsi ja karjäärimudel, mille loomist oleme eestvedanud koostöös Eesti koolijuhtide ühenduse, Fontese ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Meie poole võivad pöörduda ka kohalikud omavalitsused, kui nad vajavad abi koolijuhtide värbamisel ja pean valmimas ka koolijuhtide värbamise käsiraamat. Ja kindlasti jääme jätkuvalt ootama haridusalgatusi, kes aitavad lahendada muresid õpetajate puuduse, õppimise ja kooli juhtimise teemadega. Siin on üks praktikali firma õppevahend. Jah, neil on kõik 4 füüsika põhikooli moodulit on nüüd kaetud. Kas olete mõelnud ka selle peale, et mida siis tuleks teha, et inimesed tahaksid rohkem füüsikaõpetajaks õppida? Ma arvan, et üks lahendus ongi praktikal, et see praktikali abil me küll tekitame seda füüsika õppimise hindu hetkel küll alles põhikoolis, aga kui tulevikus on lootust, et praktikal loob ka gümnaasiumi õppematerjale, mis muudavad siis füüsikatunnid mängulisemaks ja elulisemaks, et siis loodetavasti kasvab ka huvi füüsikat õppida. Et mulle tundub ka jah, et selles mõttes praktikal on siin nii-öelda kooli mõttes tõesti kogu seda reaalainete osa ümber mõtestamas ja seda õppimist tõesti interaktiivsemaks, huvitavamaks ja just seda õpirõõmu mõttes muutmiseks. Et ma arvan, kui täna küsida paljude laste käest, et kas füüsikatund on huvitav, siis ma arvan, paljud ütlevad, et pigem ei ole, et see tundub teoreetiline, kui sa õpid töövihiku ja õpikuga, aga et kui sa saad enamus kontseptsioone ise praktiliselt klassiruumis läbi katsetada, sa saad nendest aru, tekivad seosed päris eluga, siis sa saad tegelikult aru, et füüsika on igal pool meie ümber ja ma arvan, et see võiks olla juba oluline muutus nii ühiskonna mõttes, kui tegelikult ka füüsika ja üldse reaalainete õpetajate järelkasvu. Mis te siis veel teeksite, et see õpetajate defitsiit järsumalt vähendaks, kiiremini vähendaks?
ja võib-olla tegelikult on Eestis ka palju õpetajaid, kes veel ei tööta õpetajana, et kuidas toetada nende õpetajaks saamist. Eks me oleme erinevaid mõtteid kaalumas, et selles osas miks mitte kaaluda ka mõtet, et kui Eestist neid inimesi ei leia, et võib-olla võiks neid ka tuua välismaalt, õpetada neile eesti keelt ja kutsuda neid välismaalt Eestisse õppima. Et see on ka üks idee, mida me praegu oleme uurimas. No siis tuleb veel toetada ka sellise eesti keele õpiku valmimist, mille pealkiri on Eesti keel 3 kuuga. Ja see on ka teema, mida me praegu uurime ja just arutame, et võib-olla on siin vaja hoopis teistmoodi läheneda, kui seni on tehtud, et selles mõttes. Aga me oleme siin ka alles üsna alguses.